Tere tulemast Dali podcast ärkavale inimesele. Mina olen Dali ja tänan sind juba ette, et sa oled selle podcasti pannud käima, vaatad seda kas siis YouTube'ist, Spotify'st või SoundCloud'ist ja oled siin minuga uuel teekonnal, uue saatekülalisega. Issand, kus nüüd hakkas siin sooja puhuma. Varsti jääb see sooja puhumine ära, siis hakkab jahedat tulema, ma ei oska seda. Võidu päris nutikas naine, aga seda puhurit ma siin ei saa sellega hakkama. Igal juhul, tere tulemast saatesse Helena Koit. Tervist. Nii tore, et sa siin oled ja mul on tõesti kuidagi hea meel ja au sinuga siin lobiseda, sinu kohta küsida igasuguseid küsimusi ja mul on ka hea meel, et läbi selle inimesed, kes veel ei tea sind, siis nüüd nad saavad teadma ja ma arvan, et see on väga väärtuslik igal inimesele, kes sind teada saab. Aitäh sulle. Just siin arutasime enne saadet, et mis siis see Helena tiitel võiks olla, aga ma siis ütlen, et sina oled, minu meelest oled sina siis Eesti human designi siuke kuninganna. Ja ma tänan. Ma ei oska selle peale kohe midagi öelda. Sellega human designiga sa ju tegeled, koolitad sellel teemal, teed üks-ühele coachinguid paaridele, firmadele, kõike seda on ju, ehk siis sina ja human design olete nagu käsikäes, ma saan aru. Kui kaua see juba nii on olnud, sa oled ikkagi väga spetsialist sellel alal ja kuna human design on ikka väga suur ja mahukas, siis selleks, et saada nii spetsialistis nagu sina oled, sa pead ikkagi väga palju aastaid oled pidanud tegelema sellega. Ja aastaid selleks on kulunud, et see teekond sai tegelikult alguse 2015. Ja ega ma täna täpselt ei mäleta, mida ma tookord guugeldasin, aga see on jälle selline üks nendest nii-öelda jutumärkides õnnelikest juhustest. Et ma guugeldasin midagi ja ma sattusin tookord sinna Jovian Archive'i lehele ja siis mulle vaatas otsa selline värviline pilt ja mingi plõks käis ära. Ja sealt see teekond alguse sai. Et sisuliselt 8 aasta nüüd läheb, on ju. Et väga äge tööriist on. Et on selline väga hästi praktiline tööriist. Et käsikäes me käime. Ja ma saan ka aru, et selle human designi järgi saab juba nii palju, et kui ma siin ütlen, et ma ei tea, ongi, et kui inimesed juba ütlevad, et ongi, et mis tüüpi nad on ja mis profiiliga nad veel on, siis on mingi, okei. No. Et ta ikkagi ütleb, ma saan aru päris palju inimese kohta. Ta ütleb tegelikult, kui nüüd detailidesse minna, siis ütleb ikka väga-väga palju. Et alustada tuleks kindlasti sellisest, kõigepealt, kas üldse plõksab või plõksa, on ju. Et see kindlasti ei ole kõigile, nagu me teame, on ju, et neid sihtkoht on sama, aga võimalikke potentsiaalseid teid on hästi palju. Et kui plõksab, siis tasus kindlasti alustada sellest nii-öelda basicust, on ju, et energiatüübid ja profiilid ja keskused. Et teinekord tegelikult see selline defineerimata keskused ütleb nii palju rohkem kui lihtsalt energiatüüp ja profiil, on ju. Et aga kui minna hästi detailseks, mis muudab selle asja nagu eriti ägedaks, et sealt saab tegelikult päris hästi kätte selle, et mida sa siia oled nii-öelda tulnud tegema ja mis on need arengukasvukohad. Et ma üllatun sisuliselt iga kord uuesti. Et ma pole siiani kohanud kedagi, kes oleks öelnud, et kuule, et ma ei tunne ennast üldse ära või et mind ei kõneta. Aga kas see ei ole, minu skeptikust elukaaslane ütleb, et põhimõtteliselt on võimalik nagu kõigile öelda mingisugused teatud laused, millega kõik ennast ikkagi kuidagi pidi ära tunnevad. Kas sellel on ka mingisugust asjad, et ta tõepoolest töötab igal inimesele nagu tema omale nüanss? No mina olen selline detailikeskne tüüp, eks ju. Et kindlasti on võimalik öelda kõigile, need mingisugused võlulaused, eks ju, kus kõik ennast ära tunnevad. Et aga see ei ole eesmärk ju. Et mida ma olen näinud, et tänaseks ma arvan, et neid inimesi koos Zoomidega on nagu ikkagi äkki üle 1000, et ega ma neid kokku ei loe, aga kaarte on mul hirmus palju. Et see siuke aktsepteerimine, et võib-olla see kõige suurem kingitus on olnud see, et nad on midagi ära tundnud ja nad on saanud aru, et midagi, mida nad on enda puhul valeks teinud,
on tegelikult täitsa okei, et see lihtsalt, et ma olengi erinev, on ju. Et see, et ma ei ole kunagi sobitunud mingisse standardisse või normi ja nüüd tuleb lihtsalt miski, mis kuidagi nagu hästi loogiliselt ja ratsionaalselt ütleb, et kuule, aga et ongi okei. Et seda võlulausetega ei saa. Seda sellist sügavat, sellist äratundmist ja niisugust leppimist ja rahu tegemist iseendaga. Et ma arvan, et see oli minu jaoks võib-olla ka kõige suurem selline kingitus, mis ma sealt sain. Et miks ma tegelikult tollel hetkel hakkasin süvitsi uurima ja õppima, et ma olen ise ka olemuslikult väga suur skeptik. Nii et jaa, et su elukaaslasel on osaliselt õigus, aga human designi puhul on see, et kui minna süvitsi ja kui nagu ennast niimoodi ka süvitsi uurida, siis sealt saab hästi palju ka praktilisi juhiseid. Et üks asi on jälle vaata need võlulaused, et tunne ennast ära, on ju, aga teine asi on see, et mida sa sellega peale hakkad. Et kui sa ennast lihtsalt ära tunned, see on jälle nagu hulk infot maailmas, kus on infot erakordselt palju. Et aga mis ma sellega peale hakkan? Et sealt joonistub hästi palju seda praktilist välja. Lihtsalt väiksed asjad. Kas human designil on mingisugune teaduspõhine taust ka või on seda kuidagi nagu uuritud ka, et kas see nii öelda, et kas tal on kas tal on mingi teaduspõhine taust ka? No ei ole, aga jällegi mul on selles mõttes, kuna ma ise olen selline risti-resti kahtepidi, et minu siuke hariduslik taust on ka üks osa sellest on hästi ratsionaalne ja praktiline teaduspõhine, ja teine siis üldse ei ole. Et mina olen seda osa kuidagi hästi palju guugeldanud, et ta põhineb ju ikkagi sünniandmetel, on ju. Ja astroloogia osas meil siis teaduspõhine on selline hästi skeptiline, samas teisalt. Et kui me justkui nimetame teaduspõhisteks selliseid hästi subjektiivseid isiksuse teste, mis lähtuvad ju ainult sellest, kuidas sa subjektiivselt vastad küsimustele lähtuvalt iseendast ja sellest, mis meeleolus sa täna oled. Ja siis me nimetame seda justkui teaduspõhiseks, siis on ju. Et maailmas on, süsteem ise on ju 35 aastat vana ja mujal maailmas on seda nagu hästi pikka aega pigem populaarselt ja laiahaardeliselt kasutatud. Et mida mina usaldan mõnevõrra rohkem kui sellist empiirilist teadust, on just nimelt see siuke praktika. Et kui nüüd guugeldada, siis otse loomulikult leiab seal mingisuguseid ka inimesi, kes arvavad, tegemist on sektiga. Et sekti saab ilmselt absoluutselt kõigest teha, kui väga tahta, aga on erakordselt palju ka rahvusvaheliselt inimesi ja valdkondi, kus seda on edukalt kasutatud, et see praktika, et sama lugu on see, et miks ma täna nagu saan ka öelda, et toimib, on ju, et ei ole ainult minu subjektiivne hinnang, et neid inimesi on palju. Ja hästi äge on olnud just nimelt ka nagu töö kontekstis ja meeskondades seda katsetada, et tegelikult seda sama tööriista saab väga edukalt kasutada ka HR toolina, on ju. Ja tegemist ei ole ainult astroloogiaga, et seal suurem osa on I Chingil. Ja kui me vaatame ajas hästi tagasi, siis tegelikult kogu see selline nii-öelda tänapäeval jutumärkides alternatiivne on olnud ju aluseks kõigele, mida me täna nimetame teaduspõhiseks. Et seal on ka päris palju selliseid psühholoogilisi aspekte sees ja kõike muud. Et ei on see kõige formaalsem vastus, et teadus tõenäoliselt ei hakkaks üldse uurimagi midagi, mis lihtsalt on, et panime sünniandmed sisse, nii on ju. Ja olles ise sinuga teinud läbi selle üks-ühele siis konsultatsiooni, on ju. Sa võid seda nii nimetada, jah. Kuidas seda nimetatakse, on ju. Et siis see on just uskumatu, kui palju tuleb, ongi nagu sellist infot, mida vahel ei taha ise endalegi tunnistada, aga et sealt kaardi pealt sa näed seal ära, tood välja ja siis ma mingi, kurat, kuidas sa tead seda, on ju. Et ja samal ajal ongi, et läbi selle, et siis see välja tuleb ja et ma saan selle nagu nähtavale tuua, siis tekib alles see koht, et okei, et aga nüüd ma saan sellega tööd hakata tegema või nüüd ma saan hakata seda jälgima või muutma või vähendama või võimendama või mis iganes asjad on kellelgi, on ju. Et ja just seesama, et läbi selle ma olen aru saanud veel rohkem, et mis minu tugevused on ja siis mis on minu nõrkused, on ju, ja siis jälgidagi seda, et okei, et kuidas neid siis nüüd õigesti kasutada, on ju. Et see annab ikkagi väga palju andis ikkagi väga palju väärtuslikku infot mulle.
no vaata, tegelikult human designi kogu keerukuse juures see põhimõte on ju hästi lihtne, on ju, noh, et valikud loovad meie teekonna, on ju. Ja see ei ole human designi põhimõte, see on üleüldse põhimõte, eks ju, et meie selline elu kvaliteet ja elukogemus sõltub ju laias laastus sellest, et kuidas me iga ristmikul valime. Et kas me käime ringiratast või vahepeal noh, nii-öelda nagu astume välja ka, on ju. Et see selline põhimõte on tegelikult küllaltki lihtne, et kuula keha. Et kuula oma sellist kehatarkust, et vali teadlikult. Ja ta joonistab hästi välja just nimelt selle, et noh, mis on selline meie loomuomane potentsiaal või loomuomane tugevus, et kus ma saan ennast usaldada ja kus olema pigem avatud, et kus ma kogen ennast, millistes valdkondades ma kogen ennast hästi erinevalt, sõltuvalt sellest, noh, kellega ma siis koos olen, on ju, või mis kontekstis, et kui sa oled teadlik oma sellisest avatusest ja just nimelt oled teadlik, siis tegelikult hästi palju ebapiisavust kukub ära. Et noh, näiteks sul ja mul, meil mõlemal on human designis täiesti avatud südamed, on ju. Noh, mis tähendabki seda, et ei sina ega mina toore tahtejõu pealt kaugele ei sõida, on ju. Noh, lühiajaliselt. 3 päeva kestab täiega see toore tahtejõud. Lühiajaliselt on nagu full on, on ju. Aga pikka aega, et lähme nüüd jookseme maratoni aasta aega otsa, on siuke, et noh, kus või täitsa haigeks, aga eks ju. Et sama lugu on see, et see selline ebapiisavus ja ma olen ikka kunagi ülikonkureeriv olnud, on ju. Ja siis toore tahtejõu pealt pühendunud ja siis nagu tahtejõud 3 päeva hiljem sai otsa. Ja siis ongi see, et jälle siuke noh, ebapiisavus on ju, et ei suuda ja ei saa. Et kui ma olen sellest teadlik ja ma väga teadlikult ei konkureeri, ei võistle ja ei sunni midagi ennast ära tegema, et teen hoopis teise koha pealt, siis asjad saavad tehtud. Et ja noh, teine asi on meie sellise täidetuse ehk siis nagu sellise loomuomase osaga, et enamjaolt on meid olnud seal ju liiga palju ja siis me oleme seal hakanud ennast pisendama, et kuidagi teistel mugavam oleks. Et tegelikult eesmärk on ikkagi elada ja oma enda suuruses ja särada oma seda valgust. Ja mina märkasin ka seda, et pärast seda, kui sa olid mulle selle minu kaardi ikkagi väga põhjalikult lahti seletanud, siis ma olen hakanud et mul on olnud palju lihtsam teha valikuid ja mul on olnud palju lihtsam seda fookust seada, sest et ma näen seda, või noh, ma nii-öelda kuulsin siis ja nüüd näen veel selgemini seda oma teed ja oma nagu rada ja sellist oma missiooni siin elus. Ja kui ma tean seda, ja ma ei ütlegi isegi seda, et nüüd ainult see teadmine, mis mu missioon on, tuli ainult läbi human designi, pigem on see, et on nagu erinevad killud ja nüüd see hiljuti just tehtud human designi konsultatsioon sinuga andis sellele veel eriti tugeva tõuke, on ju. Aga et siis selle baasil on nii palju lihtsam seada elus prioriteete, seada fookust, teha valikuid, et see muudab elu kergemaks, kui ma tean, mis on minu tugevused, minu nägemus, minu visioon, minu sellised nõrkused. Ja see ongi see, et ega human design tegelikult ei too sulle, eesmärk ei ole sind üllatada millegiga, on ju. Et mida ma olen ise kõige rohkem näinud, et tavaliselt me kõik tajume ja teame ju. Ja siis me teeme selle valeks. Ja siis usume, et see ei ole minu jaoks võimalik või kellegi teise jaoks, eks. Et meie inimmõistus tahab tavaliselt ikkagi nagu ka mingit siukest kinnitust või midagi välist, on ju. Et human design pakub selle hea raamistiku ja selles raamistikus enda äratundmine aitab kuidagi nagu leida see sisemine jõud ja minna edasi iseendana, on ju. Räägime natuke sinust. Kes sina oled? Kust sina tuled? Mis sinu elu on endaga kaasa loonud? No ma arvan, et mul seda sellist kogemuste pagasit on ikka palju, et kust ma tulen on hea laialdane küsimus, eks ju. Et ma olen üles kasvanud, alustame kaugelt, et üles kasvanud Tapal, väikeses Lääne-Virumaa linnas, vanaema vanaisaga ja siis tõi elutee linna ja siis selline, ma olen tegelikult vist juba pubekas saati olnud mingisugune selline kindel veendumus, et mingeid asju tuleb muuta ja selline võib-olla mingid ongi pubeka ja traumad ja korduvad mustrid, et ma ei osanud tollal hästi ka sellist abi küsida või ei saanud seda siis ja siis ma läksin psühholoogiat õppima.
et siis sealt tuli selline teaduspõhine algbaas ja minu puhul tundus, et see niisugune järjepidev minevikus sobramine nagu hästi ei toimi, on ju. Ja siis ma vahepeal sain ilmselgelt emaks ja siis töötasin kinnisvaras erinevat moodi, et hästi pikka aega oli mu elu seotud kinnisvaraga ja siis samal ajal ikkagi nagu kuidagi see osa käis kaasas, et see paralleelselt õpitud ja nüüd ma mõtlen kronoloogiliselt ikka väga palju aastaid ma enam ei ole kinnisvaras tööl olnud. Et ma arvan, et viimased äkki mingi 7-8 aastat, et on ikkagi ühel või teisel moel olnud seotud inimeste sellise nagu enesearenguga, et eneseareng on kuidagi nii ära lörtsitud sõna viimasel ajal. Aga selline enda paremini tundma õppimine ja ega ma seda kõike poleks ka ise õppinud või ei teeks seda täna, et kui seal taustal poleks isiklikke kannatusi, eks ju, et mitte miski ei ajenda meid ju rohkem arenema või õppima, et ma olen ikka nagu päris palju pihta saanud nii suhetes kui siis ka otse loomulikult tööalaselt ja kas sa tooksid mõni näide, et veel rohkem sellest kuidagi aru saada? Suhete võtmes või? Ükskõik, jah. Suhete osas, et võib-olla selline, kui me jätame kõrvale sellised mingid kujunemisaastad on ju ja pubeka iga, eks ju, ja mingid haavad, et ega ma pole väikesest peale tegelikult hästi kuhugi sisse sobitunud või kuulunud kuhugi. Et ma olen selline natuke omamoodi olnud ja siis ma olen hästi palju lõhkunud ennast kunagi. Et kuidagi nagu kuuluda või olla teiste moodi. Ja üks sellised võib-olla suuremaid või sellised hirmsamaid asju oli oma lapse isaga lahkuminek. Et ma olin äkki mingi 22 või 23. Et see oli hirmus. Laps oli ikkagi väike siis? Jaa, ta oli äkki mingi 8 või 9 kuune. Ikka päris püsike. Et see oli hirmus. See... Ja ma olin tollal ju arvanud, et kui ma ise tulen sellisest nii-öelda nagu mitte terviklikust ja tervest perest, et siis nagu me ikka kõik mõtleme, on ju, et mina teen nüüd teisiti. Et ma sain seal hästi palju pihta, et aga võib-olla selline mingisugune kõigi igasuguste mustrite läbimängimine toimus ikkagi hiljem, et see on see viimane suhe, mis jäi äkki mingi 4 aasta tagusesse aega. Et see oli ikkagi selline ekstreemne olukord. Et tegelikult minu enda elus ma arvan, et üks selline kõik sai läbi ja algas uuesti toimus äkki mingi 4 aastat tagasi. Et teatud mõttes kõik, mis sai sinnamaale üles ehitatud lihtsalt nagu kuidagi nagu põlestuhaks maha. Ja täna tagantjärgi, ma olen kusjuures paar korda nüüd endalt küsinud, et meil olid need sünnipäevad, on ju, ja mina teen tavaliselt iga aasta kuidagi sünnipäeva paikusel mingi vahekokkuvõtte või kuidagi, et kuhu ma jõudnud olen ja mis on vahepeal toimunud, et äge on nagu teadvustada, et oota, et aga ma ei ole enam isegi mitte selles tuhakuhjas, on ju, et tuhast on juba hakanud kasvama lilled ja mine sa tea päris paljudel nõied ka küljes, eks ju. Et ma olen palju pihta saanud sellega, et mind on kasvatatud kõrgendatud ootustega, human designi taustal on ka see siuke make sense, on ju. Ja mul on olnud enda suhtes kõrgendatud ootused. Ja siis ma olen palju tundnud ennast ebaõnnestujana. Ja ma olen aru saanud, et minu viis ongi tegelikult see, et ma õpingi läbi kogemuse, on ju. Ja elu teatud mõttes on kohati nagu selline ruletilaud. Et vahetevahel sa võidad, on ju. Ja vahetevahel sa kaotad. Ja vahetevahel see lihtsalt rulett keerleb, on ju. Ja see, kuidas sul läheb, on ainult osaliselt sinu enda teha. Et siiski arvestame sellega, et elu mängib ka teinekord päris suurt rolli. Et ja mitte ühelgi juhul, et vahet ei ole, kas sa siis nagu nii-öelda võidad, et läheb sul nii, nagu sa tahad, et läheb, on ju, või siis läheb kuidagi teistmoodi. Et sa ei lõpeta mängimist. Ja see kogemuse väärtust sa ju tegelikult mõistad alles siis, kui kogemus on läbi. Et täna ma ütlen tagantjärgi vaadates, et ma kõige rohkem õppinud just nimelt nendes mingites räigetes crashides, et üks oli kindlasti see, kui ma
kui ma läksin lahku lapse isaga ja teine on siis selline 4 aasta tagune olukord. Ja kuidas need sind muutnud on, kuidas sa märkad, et kuidas sa oled täna teistsugune inimene tänu nendele olukordadele või mis sa sealt kaasa võtsid ja õppisid? Oi, palju. Ma arvan, et see lapsega üksi jäämine siis, kui ma olin 22-23 ja sõime kohta polnud ja ema palk sai läbi. Et ja tolles hetkes toetavaid inimesi ei olnud. Et see kasvatas suureks. No, see nagu päriselt kasvatas suureks, et see siuke mingi vastutus ja see oli esimene kord, kui ma sain aru, et oota, aga päev korraga tuleb kõigega toime, on ju. Ja nüüd see viimane olukord siis, kui sisuliselt kõik põles maha ja siis kõik, mis veel maha ei põlenud, siis tuli koroona ja tõmbas selle sealt ka veel täiesti platsi puhtaks, et ma arvan, et ilma selleta ma ei oleks täna üldse see, kes ma olen. Et see õpetas hästi palju kuidagi, see muutis mind inimlikumaks. Et ma tean, et enne seda ma mingeid asju võib-olla mõistsin, aga ei suutnud nagu olemuslikult kuidagi nagu ikkagi päriselt mõista. Vaata, kui sa ise teed läbi, on ju, enam-vähem kõik asjad, mille osas sa kunagi võib-olla oled kedagi hukka mõistnud või võib-olla seda aru saanud, siis sealt sünnib selline täiesti uue tasandi mõistmine. Et seal oli ikka nagu väga-väga valus ja seal oli siuke arusaamine, et nii enam edasi ei saa minna. Et seal oli selline põnev suhe, mis lõppes mingi jälitamiste ja ahistamiste ja politsei ja kogu selle värgiga, eks ju, ja siis otse loomulikult sai nagu töö pihta, on ju. Mina sain pihta ja siuke kuidagi mina pilt ja eneseväärtus ja see kõik sai ikka nagu väga-väga pihta. Ja siis tuli koroona ja siis otse loomulikult, et kui sul tolles hetkes on mingi koolitusruum on ja pood vanalinnas ja siis päevapealt on nagu kõik, eks ju, et siis ma sain ka rahaliselt väga-väga pihta. Ja siis oligi nagu sisuliselt nagu teed korraga kõik, on ju. Ja ma õppisin seal seda, et see päev korraga, see siin ja praegu, on ju. Et kuidas me nagu enamalt pendeldame ühe jalaga tulevikus ja teise jalaga minevikus, on ju. Aga siin ja praegu. Et see kogemus õpetas mind päriselt elama niimoodi hetk korraga. Ja sealt tuli hästi palju tarkust. Ja siin me nüüd täna oleme, on ju. Et see oli selline kuidagi tuhaks, jälle kõik põles lihtsalt tuhaks ja siis mis annab väga hea platvormi uuesti sündida, uuesti alustada, uuesti asju ehitama hakata, on ju? Jaa. Mis pood sul oli Vanalinnas? Kristallipood, Kristallimaa. Ma ei teadnudki. Ma olin Vanalinnas ja enne seda oli Mustakal. Ja siis nüüd on Neitis. See on mu natuke siuke unarusse jäänud lapsuke. Aga jah, see oli ka füüsiliselt poed said väga pihta koroona ajal. Vanalinnas teadupärast veel eriti on ju, et siis kui märtsikuus oli see pidulik päev, siis kui kõik varusid WC-paberit ja siis olid need põhupallid tänavatel on ju, et ja mingisugune sümboolne rendisoodukas 10% Vanalinnas nagu ilmselgelt ei päästnud päeva. Ei päästa midagi. Ja sama lugu on ka see, et kui sa oled nagu enne harjunud inimestega niimoodi nagu gruppidega toimetama ja siis nagu gruppe mitte sa ei tohi näha. Et siuke tähtajaliste lepingute lõpetamine kogu see värk, et see tõmbas siuke nagu selles mõttes kõike korralikult miinusesse. Ja see oli see koht, kus mul vist esimest korda elus sai raha päriselt otsa. Nagu päriselt nagu niimoodi, et enne oli nagu enam-vähem otsas on siis, kui sul on nagu mingi summa on ju, ja kui läheb sellest alla, et siis on nagu otsas, eks ju. Ja ma mäletan nii hästi seda hommikut, et siis, kui mul mingi nädalavahetus hommikes mu laps küsis, et mida sa poodi lähed, on ju. Ja siis ma sain aru, et oota, aga nagu mitte millegi eest ei ole poodi minna. Et see õpetas, see oli nagu esimene kord mu elus, kus oli nagu niimoodi. Mis sa siis tegid? Kuidas sa edasi läksid? Päev korraga. Et sealt ei ole vaata sellist, miks mulle tegelikult ka human design meeldib, et seal ei ole seda ühte, sukest kindlat jada, mis sobib kõigile, on ju. Et ma arvan, et
noh, tagantjärgi ma võiks öelda, et oleks võinud kiiremini terveneda ja kokku lappida teele minna, on ju. Et ma ikka andsin endale, ma arvan, et tubli aastakese veel siuke niimoodi sisimas natuke nagu peksa, on ju. Et noh, et miks sa ei teinud kuidagi teistmoodi. Täna siukse suurema teadlikkuse ja tarkuse juures saades aru, et kuule, aga tegelikult läks jumala hästi, et täna ei ole üldse halvasti. Et see päev korraga. Et muidu on see selline hea teooria, on ju, noh, mida me kuuleme igalt poolt ja kõik räägivad, aga mida sa päriselt õpid tundma kriisis. Et kui sa oled sellises kohas, kus sa saad aru, et homme potentsiaalselt kõik need hirmsad stsenaariumid on ju, et vaat kui tore, eks ju, ja kõik, mis oli, on läinud ja sul on ainult see siin ja praegu. Et siin ja praegu ja elu tõi võimalusi. Ja tegelikult sellistes hullult kriisiolukordades on just nimelt Human Design olnud siuke hullult hea tugitala, on ju, mis on tuletanud mulle meelde, et kuule, sa ei ole disainitud elama ei tulevikus ega minevikus, et noh, siin ja praegu vahetus suhtes eluga, eks. Et sõltumata sellest, et jupp maad aega mitte mingeid reserve polnud, on ju, siis ega me kunagi nälgas ei olnud. Ja sõltumata sellest, et vahepeal mingid arved saidki makstud mingi väikese viitega, on ju, elu ei saanud läbi, eks ju. Ja teine asi on see, et see on täna päriselt kasvatanud minus erakordselt palju sellist mõistmist ja arusaamist, et noh, elu ei ole siuke sirge tee ja need igasugused one size fits all teekonnad eduni noh, ei sobi mitte kõigile. Ja tegelikult me õpime ikkagi nendes crashides kõige rohkem. See on nii kahju, ma väga pikka aega võitlesin täiega selle vastu või ei olnud üldse nõus sellega, et ei ole niimoodi, et see on ikka uskumus ainult, et me õpime raskustes kõige rohkem, et ei ole, et saab ka kerguses õppida või nagu, et ei pea olema näoli mudas selleks, et õpiksid. Aga ma pean ikka tunnistama, et tõepoolest ka oma eluteed vaadates kõige ütleme siis niimoodi, et jah, ma olen õppinud ka nendel hetkedel, kui ma ei ole seal näoli mudas, aga kõige kiiremad arengud on toimunud siis, kui on vaja ruttu liigutama hakata, et sealt mudast välja saada. Et selle vastu ma nüüd ikkagi ei saa, et tõepoolest, kui on rahulik ja mõnus stabiilne eluperiood, siis samamoodi võib igasuguseid enesearengu raamatuid lugeda ja koolitustel käia ja grupiteraapias ja igal pool on ju. Aga ikkagi, kui on ikkagi kriis, siis tuleb ikkagi jalad kõualt välja võtta ja siis tuleb ikkagi päris liigutama hakata, et siis toimub see areng ikka kõige tugevamalt ja kõige nagu jõulisemalt ja kontrastsemalt võib-olla siis. Ja sellepärast, et kriisis sa saadki aru, et okei, noh nüüd enam nii ei saa. Noh, et kõik on ju, et kui ma olen siiamaani ujunud ja nüüd ma olen maismaal, enam ujuda ei saa, on ju. Et ma olen ka tegelikult seda meelt, et mingites valdkondades ei tasu asju nii hulluks lasta. Noh, see on see, et võib-olla kus ma olen endale kuidagi nagu tagantjärgi piitsa andnud, on ju, et on mingeid kohti, kus ma läksin natuke iseendaga vastuollu ja kuulasin teisi inimesi, kes tundusid tolles hetkes autoriteetsemad ja targemad on ju oma eriala spetsialistid. Tahad sa mõne näite tuua? See lihtsalt nagu ländib inimestele paremini siis? Noh, ütleme niimoodi, et mis puudutab näiteks just nimelt töövaldkonda, on ju. Et seal päris koroona aja alguses mu selline esmane tunne oli juba see, et kuule, et hakka lõpetama rendilepinguid, on ju. Ja siis, kui sa ei räägitud teiste inimestega, kellel on ka siuke väga hea ettevõtlustaust ja kellel on pigem nagu väga hästi läinud, on ju, noh, ja siis nende suhtumine oli see, et kuule, noh, see mingi kuukene chille läheb üle ja on ju, et noh, et ära tee mitte midagi. Ja see päädis sellega, et seda miinust ketras ikka nagu väga palju, et selle siuke nagu ära klattimine võttis hästi-hästi pikka aega. Et mul oli mingites kohtades palju sellist siuke sisetunde plõksu. Noh, et noh, nüüd lõpeta ära, on ju, või tee nüüd nii. Ja ma nendes hetkedes ei usaldanud ennast. Noh, arva ära nüüd, mida ma täna teen, eks. Et jällegi, üks asi on see, et noh, kui keegi tuleb, ütleb sulle lihtsalt, et kuule, usalda ennast rohkem kui teisi. Noh, kõlab hästi, eks, aga et jaa, kriisides me õpime kõige kiiremini, kõige paremini, teeme kõige radikaalsemaid muutuseid. Ja kui on ikka korralik kriis, siis me sealt nagu mitte kunagi ei tule enam välja selle inimesena, noh, kellena me sinna läksime. Ja tegelikult ega eesmärk ei olegi ju säilitada vana, on ju. Et noh, elu läheb ju ainult edasi. Ja evolutsioon tegelikult, noh, evolutsioonil on hind.
ja üks asi, mis mind ennast on palju nagu aidanud, on see, et ma olen endale hästi meelde tuletanud, et noh, vaata koolis ka, et hea hariduse eest maksad, on ju. Ja elus on ka nii, et vahetevahel nende kõige väärtuslikumate õppetundide eest maksad kõige kõrgemalt, noh, kas siis rahas või kannatustes või ajas või noh, milles iganes, eks ju, et aga kui see on makstud, noh, siis on juba makstud. Et kui sa, ma ei tea, Harvardi ülikooli ära lõpetad ja sa oled nagu selle kinni maksnud, sul on diplom käes. No sa ei hakka ju enam seisma kuskil tänava nurga peal ja leelotama, et tead, kui raske mul oli ja kui palju maksis. Et noh, sa lähed edasi, et sa võtad selle, mis sealt võtta on. Ja kui sellest on väga hea asi, väga paljud inimesed jäävad sinna leelotama ja jäävadki jaurama seda, et kas te ikka teate, kui palju ma selle eest maksin ja kõik see. Ja me jäämegi kinni nendesse mineviku asjadesse ja siis me enam ei märkagi, kui ägedas kohas me oleme, vaid me räägime, et kas te ikka teate, mis minuga 15 aastat tagasi juhtus. Just. Ja siis me taas loome seda kogu aeg, ehk siis me hoiame seda elus. Et mida mulle ka see võib-olla siuke 4 aasta tagune aeg hästi õpetas, kuna mul ka seal ei olnud päriselt ka võimalik väga kaua leelotada, on ju. Ja ma sain endale nagu kõndimise pealt küll natuke niimoodi tappa anda vahepeal, hinnanguliselt. Aga noh, kuna arved oli vaja maksta, on ju, ja siis nagu korralik miinus oli ka ja siis nagu laps ka veel, kes vaatas selliste suurte pruunide silmadega otsa, et emskule, millal sa poodi lähed. Et siis ei olnud aega, noh, et jääda nüüd nagu ikkagi nagu, noh, kaua leelotama, et ma olen tagantjärgi pigem läbi mänginud seda, et tegelikult kannatuste eesmärk ei ole ju nagu jääda kannatama või et see kestaks igavesti. Et kui sa varba ära lööd, on ju, noh siis tegelikult noh, said korra haiget, on ju, ja järgmine kord sa enam võtad kuidagi ala seda voodinurka, noh, hoolikamalt, eks ju, või tead, et kusagil uksepiit. Ja kui sa selle valukorra ära koged, siis noh, läheb üle ju. No ja siis on ka see, et ise oled loll lihtsalt, kui sa kogu aeg sellest uksest mööda lähes ennast ära lööd. Jah. Et nagu, et kui sa ikkagi ise ka ei õpi, on ju. Jah. Siis me astumegi samadesse kohtadesse, kuni me saame aru, et okei, seal on nurk, see on valus, mine ringiga. Jaa, see on teist värvi ämber ja teisest materjalist, aga see on ikkagi jälle ämber, on ju, et ma olen täna väga seda meelt, ma võib-olla veel üks mingi 5-6 aastat tagasi ikkagi olin, noh, nagu pooldasin pigem, et tegeleme kogu aeg minevikuga ja vaatame kogu mineviku hästi põhjalikult üle. Et täna ma pigem pooldan seda, et kuule, et noh, elu läheb edasi, on ju, suund on tulevikku. Ja kui sul seal vahepeal ongi mingisugune aed või midagi ees, on ju, et siis sa lähed, käid ja otsid need võtmed kuskilt võib-olla siis minevikust üles, on ju. Aga see siuke ülemäära kannatustele tähelepanu andmine, noh, kuhu läheb tähelepanu, sinna läheb energia, eks ju. Ja ma kirjutasin just, mul tuleb kohe välja ka raamat Naine 2.0 ja ma seal kirjutasin samamoodi sellel sarnasel teemal, et kui toas miskit haiseb, siis järelikult on mingi rott kuskil ära surnud ja siis siis ei toimi see, et hullult ignoreerid seda ja lased mingid viirukeid sinna tööle ja tosutad oma doTERRA õli ja teed, et seda pole, on ju. Mida kauem sa oodad, seda tugevamalt see surnud rott seal kuskil vaiba all või kapinurgas haisema hakkab. Mis tähendab seda, et sellel hetkel, selleks, et see toaõhk jälle puhtaks saada, on vaja minna ja tegeleda selle surnud rotiga. Isegi kui see on rõve ja valus ja vastik ja pöökima. Ja siis on tann. Aga mida enamus inimesed, või mitte enamus, vaid mida väga paljud teevad, on see, et nad hakkavadki nende surnud rottide otsijaks ja nad muudkui keskenduvadki sellele, kus veel. Ja siis nad ei märka, et kuule, see tuba lõhnab ammu juba hästi ja kõik on juba ammu ilus ja mõnna. Ja kui kuskilt jälle midagi haisema, tegele siis sellega. Aga et ära pane endale külge seda surnud roti silti või surnud roti otsija silti, et ma nüüd tegelengi surnud rottidega ja siis ma käin veel teiste kodudes ka otsimas nende surnud rotte, on ju. Ja, aga vaata see siuke surnud rottidega tegelemine tegelikult annab hästi hea võimaluse taaskord mitte teha seda, mida me kõik kõige rohkem kardame tavaliselt teha ju. Et noh, iroonilisel kombel, surmahirm on küll siuke hästi fundamentaalne, kõige olemuslikum, on ju. Aga kui me vaatame siukest, noh, kas või ennast, on ju, või siis mida ma olen nagu enamuste või paljude, see on alati hullult hoolikalt peab valima seda enamuste paljude inimestega. Meie kõik. Et hea viis on mitte võtta vastutust päriselt elamise eest, on ju, ongi just nimelt tegeleda igasuguste surnud rottide mineviku ja vabandustega ja tegelikult me ju tihtipeale, see enamus või paljud või, on ju, et ei karda mitte surma, vaid kardame elada.
ja tihtipeale me mitte ei karda ebaõnnestumist, sest tegelikult mingi osa meist, meil kõigil on kogemusi, on ju, me kõik oleme, meil on vähemalt olnud kusagil ootuseid ja nendega kaasanud valusaid teravaid pettumusi. Et me kardame ju tegelikult elada, me kardame tegelikult õnnestuda ja me kardame tegelikult kõige rohkem seda, et mis saab siis, kui meie unistused realiseeruvad. Ja tihtipeale me pigem ei julge maksta seda oma unistuste hinda, sellepärast, et tihtipeale unistuste elu hind on loobumine ju kõigest, mis on olnud tuttav, on ju. Et see surnud rottide otsimine, ma olen seda kunagi ju ka ikkagi omajagu teinud ja sellepärast ma ütlengi, et aitäh kriisidele, on ju, et need on nagu vähemalt tõmmanud kuhugi siukse suhteliselt terava joone. Ja see on olnud väga suurepärane tegevus. Ja selle kõrvalt, see on ka see, mida ma täna olen, human design on tegelikult üks paljudest tööriistadest, aga üks asi, mida ma olen palju välja toonud, et enne kui sa hakkad nii-öelda nagu süvitsi ennast tundma õppima, küll oleks hea üle vaadata, et kuhu su aeg ja energia täna kuluvad. Et kui sa ikkagi igapäevaselt enamuse ajast tegeled sellise mudru ehk siis mingi psühholoogilise draamaga, et kui nagu su päevad on ikkagi kantud sellest, et sa kogu aeg elad kaasa kas siis võõrastele kannatustele või siis kuidagi nagu lood taastoodad või taasäratad neid surnud rotte, et sul ei ole ei aega, energiat ega ka sisemist jõudu, et siis nagu kuhugi liikuda või ennast tundma õppida, et selline primaarne asi peakski tegelikult olema siuke, et kus ma täna olen, mis täna toimub ja kuidas ma saan lõpetada kas siis igasugustes sotsiaalsetes teiste inimeste või enda draamadesse panustamise. Ja, sest üks põhjus, miks me nii väga tahame neid surnud rotte tegeleda, sest siis me oleme peapidi kuskil kapi all ja me ei pea vaatama seda ülejäänud tuba, on ju. Ehk et kui me oleme elanud ennast kohta, kus meil on ebamugav, piinlik või lihtsalt nagu halb on olla, siis on väga lihtne põgeneda kas minevikku või siis ütleme tulevikust on natuke võib-olla keerulisem veel unistada ja kõik need on ju, aga sinna minevikku on nagu kergem minna. Ja teiste eludesse. Jah, teiste tubades neid rotte otsida on ju. Et teiste tubadesse on hästi lihtne minna siis, kui enda asjadega tegeleda ei taha. Ja mind kõnetas tegelikult see koht ka see unistuste koht, et see minu meelest on see nii nagu üks ütlus on selline, et vaesus saad varjata, aga katsu sa rikkust varjata. Et vaesuses on okei olla, aga et jah, katsu sa rikkust varjata. Ja siis üks lisas mul sinna, et tema vanaisa ütles või vanaema või keegi ütles, et on kaks asja, mida varjata ei saa. On köha ja rikkus. No tegelikult vaata, rikkus on nagu hästi mitmetasandiline nähtus, on ju. Aga ma olen selle peale hästi palju mõelnud, et üks asi, kus sul nagu elu teeb sellise suur puhastuse, on ju, on just nimelt kriis. Et kui kellelgi enam ei ole sult mitte midagi vaja või sa ei saa olla kellelegi enam kuidagi kasulik, eks ju. Ja nüüd teine koht, kus elu teeb suur puhastuse on tavaliselt siis, kui sul hakkab hästi minema. Ja see suur puhastus on palju valusam, on ju, sellepärast, et kui sa oled seal kannatustes ja värkides, see tundub kuidagi nii loogiline, nii mõistav, on ju. Ja võib-olla siis vähemalt on teisi kaaskannatajaid, kellega saab samastuda. Nüüd, kui sul hakkab hästi minema, siis seal on see hind. Ja tihtipeale sellise oma unistuse või suurelt elamise hind on inimsuhted. Jah, sest et me kõik unistame. Aga kui vaid üksikud teevad meie oma unistused teoks, siis me kõik ülejäänud tunneme ennast halvasti. Just nimelt. Ega kadedus ei ole ka tore asi, on ju. Sest et kadedus paneb inimesi tegema erakordselt ebamugavaid, ebameeldivaid asju. Eriti siis, kui kadedus on kõige lähedasemad inimesed. Ja mul just käisid ühel hetkel külas inimesed ja siis nad läksid ära ja siis ma paar päeva hiljem siis ütlesin oma elukaaslasele, et kas sa panid tähele, et mitte keegi neist ei küsinud kordagi, kuidas mul läheb. Ja siis ta ka nagu ütles, et et kuna neil ei lähe nii hästi, et võib-olla nad lihtsalt ei taha kuulda, kui hästi sul läheb. Et nad on lihtsalt kadedad, mis on nagu, mis on inimlik, on ju. Minu meelest on üldse hästi põnev see, et vaata, kui okei on rääkida sellest, kui läheb halvasti. Et kuidagi moodi, vähemalt Eestis, ma ei tea, mulle tegelikult vist tundub, et ikkagi kuidagi vähem või rohkem kogu maailmas, on ju. Et see on nagu okei, kui me samastume kannatuste pealt, on ju. Et mul ka, et mul oli täna nii halb päev, teeb mul ka, on ju. Ja mina olen enda puhul, ma mingi hetk päriselt avastasin, kus ma hakkasin välja mõtlema asju. Et kui sulle helistab väga hea sõbranna, on ju, ja tal on nagu kohutav päev ja sul tegelikult ei ole, aga tea mis, kes otsib, see leiab.
ja kui ikka väga otsida, siis raudselt leiab selle mingi ühe asja, mis oleks võinud olla kuidagi paremini. Et ma mingi aeg hakkasin hästi teadlikult jälgima seda, et kus ma teen seda mina ka. Ja tegelikult ei ole mina ka. Et tegelikult ei ole halvasti, et tegelikult mul täna oli suurepärane päev ja kuidas on see siuke nagu natuke nagu selline lojaalsuse rikkumine onju, et noh, et kuidas on niimoodi, et sul on näiteks täna hullult halb päev ja mul ei ole ja sina täiega kurdab mulle onju ja jumala eest ja siis ma loodan, et sa ei küsi, kuidas mul läheb, sest mul läheb hästi ja kui sa küsid, siis on siuke mida nüüd öelda onju ja kuidas ma nüüd nagu päriselt ütlen sulle, et kuule, mul oli hullult hea päev. Ja kui me sõbrannadega suudame seda eristamist võib-olla hoida rohkem, siis nii kui me lähme sinna vanemate poole, onju, õdede-vendade poole, ütleme, kellelgi on veresugulus. Ja kuidas me siis ütleme, et näiteks kui vanemad kannatavad, on ülekaalulised, haiged, raha pole, bla, onju, ja siis samal ajal mul läheb täiega hästi. Ja siis on nagu, ongi nagu, et see lapse lojaalsus vanematele ja süsteemile on nii tugev, et me ise lõikame endal need jalad otsast ära, et me liiga stabiilselt, liiga kõrgel ei seisaks. Ja sama asi on tegelikult ikkagi kõige lähedasematega. Need lähisuhted ja võib-olla need sellised paar kõige lähedasemat sõbrannad või kõige olulisemad inimesed. Et ma olen seda nagu kuidagi hästi hakanud jälgima just nimelt, et vaata alla tulla nagu alati lihtsam onju, et oma selles meepotis tõrvatilk leida nagu ei ole küsimust ja kui ei leia, küll siis tekitab. Et aga võtta kätte ja siis, et okei, et vaata, neil lähebki hästi onju, tegelikult ma ei taha ju, et tulge kannatage koos minuga, et tegelikult ma ju tahan ka, et mul läheks hästi, mis iganes see hästi on onju, et hästi osas on ka neid standardeid on jumala palju. Ja tegelikult ainus, mis loeb, on see, kuidas me ise ennast tunneme. Ja see tunne on nagu nii erinev, et mis on see meie hästi. Et see siuke, mul ema sai 1,5 aastat tagasi vähidiagnoosi ja see on olnud meie jaoks siuke väga äge teekond täna tagantjärgi, eks ju, et aga seal ma kogesin just nimelt hästi seda, et kui endal on hea päev, ja sa saad aru, et sulle väga olulisel inimesel ei ole. Ja seal ma tegelikult vist sain jälle hästi kogemuslikult õppida, kus ma sain aru, et tema päeva rikastas ja sütitas see, kui ma rääkisin talle, et mul on hästi ja rääkisin päriselt, mitte nagu et mõtlen välja mingeid asju, et ei peaks muretsema, aga et tegelikult ma arvan, me peaksime rääkima rohkem sellest, mis on hästi. Jah, sest see ju inspireerib teisi ka. Minu tutvusringkonnas on hakanud levima see väljend, et download. Ehk siis, et ongi, et kui keegi räägib, et tal läheb midagi hästi, kui keegi räägib, et tal on täiega raha, keegi räägib, et ta on mega armunud ja mega hoitud, onju, siis kellel ei ole, kes tahab endale ka, see on laen alla täiega. Et lihtsalt nagu küsin endale ka seda kogemust, mitte ei ole pahane, et miks sul on, aga mul ei ole. Ja, kui sina saad, saan mina ka, kurat. Ja, aga nüüd kõige olulisem on see, et küsimus ei ole selles, kes elu annab. Küsimus on selles, mida sa teed siis, kui elu annab. Et küsimus paljuski olevat, et küsida, et andke mulle see ristmik on ju, kus ma saan valida. Et iga päeva ristmik ja tihtipeale need väiksed ristmikud on need palju olulisemad on ju, et iial ei tea, milline väike valik viib mingisuguse suurema olulisemani. Aga et mida me siis nagu teeme, et kui elu toobki on ju, et palun. Näed, sa küsisid on ju, et sa küsisid seda eluvõimalust ja sa küsisid seda eluarmastust ja mis teed nüüd? Ja siis me ei julge vastu võtta. Me väga palju ei julge üldse vastu võtta. Tulevad plokid peale, tulevad hirmud, agad, igasugused eelmised kogemused aktiveeruvad, aga vaata, kuidas, et telline armastus tuleb ja siis mingid aga mul ju, ma ei tea, palju aastat tagasi läks see suhe nässu, äkki läheb nüüd jälle. Kui elu pakub meile tulevikku, siis me pöörame pilgu, hakkame minevikku vaatama. See on nagu hästi huvitav. Et see selline julgus. Ja teine asi on see, et miks mulle ka Human Design ühe tööriistana hullult meeldib, on see, et hea on öelda, et mine tee teistmoodi. Okei, aga kui see on niisugune teooria, vaata, teoorias me oleme kõik tugevad. Et mine tee teistmoodi, ela julgelt, ela päriselt, ole kohal oma elus. Ma loodan, et vähemalt keskmine inimene või enamus inimesi siiski vahepeal küsib, et okei, fine, aga kuidas? Et ja siis kindlasti on nagu väga palju ka neid teooriaid ja raamatuid ja õpetusi, mis ütlevad täpselt,
kuidas. Ja siis lähed ja proovid ja siis saad aru, et oota, nagu ma failin neis kõigis jutti. Et no mis värk on ju. Et tegelikult meil kõigil on olemas ju see sisemine tarkus, see sisemine kompass on ju. Ja see tee tundmatusse tulevikku ju sünnib alati samm-sammu haaval. Noh, et hetkes, eks ju. Ja kõige olulisem asi on ju hakata kõndima. Noh, et sellel samal ristmikul, et sa julged valida selle tundmatu tee otsa ja see julgus eristada neid tee otsasid ja see tarkus tuleb ju enda seest. Et noh, ma olen hästi palju mõelnud selle peale ka, et see siuke teatud mõttes aju ja mälu on mind mõnevõrra huvitanud ka teaduslikuma poole pealt, on ju, et mõtle, kui põnev on see, et me tegelikult kõik, mida me täna teame, on ju miski, mida meile on nagu kunagi kõige rohkem korrutatud. Ja see ei pruugi tegelikult absoluutselt ju tõde olla. Et siuke lihtne näide on see, et ma ei tea, nad vist nüüd korjasid näiteks Pluto ära, on ju, et ei ole enam planeet. Mis tähendab seda, et tõenäoliselt meie lapsed noh, teavad, et Pluto ei ole planeet, et lihtsalt pole olemas, lihtsalt kirjutati välja, on ju. Aga see ei tähenda seda, et tal hakkab olemast ju seeläbi. Et sama lugu on ju sellega, et kõik, mida me täna teame maailma kohta, enda kohta, on see, mida me oleme kõige rohkem kusagil kuulnud või mida meil on koolis või vanemate poolt korrutatud, eks ju. Ja väga paljusid asju korrutame me ise endale täna igapäevaselt ise. Ja see ongi see meie tegelikkus. Ja kuidas siis teistmoodi. Et teistmoodi on see siin ja praegu ja toetuda õigele kohale endast. Et keha ju teab. Ja see sisemine tarkus on alati olemas. Ja pea on suurepärane tööriist, mõistus on nagu imeline tööriist, kui seda targalt kasutada selleks, et just nimelt, et okei, ma olen siin nüüd ristmikul, ma nüüd lähen sinna tundmatusse, on ju, ja noh, mida mul on siis vaja ehitada, luua, eks ju, väljendada, et tööriista tuleks kasutada, mitte lasta tööriistal kasutada ennast. Ja tööriistast ei ole mingit kasu, kui ta seisab lihtsalt. Jaa, seda ka. Et kui me ei kasuta seda. Jaa, seda tööriista võiks ka nagu arendada järjepidevalt ja kasutada, et jaa. Ja täna sa tegeledki peamiselt on ju human designiga, teed erinevaid koolitusi, loenguid üks ühele. No täna on praegu läinud niimoodi, et mul on neid ideebeebisid siin nagu päris palju. Et üks selline suur pikaajaline ideebeebi on olnud kool, et eks näis, millal see süke tark ei torma ja õige aeg on käes, on ju? Kool täpsemalt, mis mõttes? Mul on olnud äkki mingisugune 7 aastat juba selline kuidagi unistus, ma räägin juba sellest, teha selline, nojah, ma ei oska seda paremini nimetada kui kool, on ju, aga võib-olla selline pikaajalisem kursus, et päriselt õpi ennast tundma ja nagu erinevate tahkude alt. Et panna kokku see selline teaduspõhine ja siis mul alati keel nii sõlmes öelda alternatiivne, sellepärast et tegelikult kõige teaduspõhise alus on just nimelt see, mida täna nagu käsitletakse sellise alternatiivsena, et ma olen enda arvates kuidagi vist või kuidagi teadlikumalt või alateadlikumalt kogunud neid killukesi nagu palju aastaid. Et see pilt on laias laastus koos. Teine asi, millega ma olen vahepeal päris palju tegelenud, on see sama selline sotsiaalsed ja psühholoogilised mängud ja vaata need kolmnurgad ja mustrid on ju, et teadvusta seda, millega sa tegelikult tegeled igapäevaselt, kuhu su aeg ja energia tegelikult läheb ja õpi eristama seda, et mis siin nagu liimile tõmbab, et kust sina satud kogu aeg nendesse mängudesse on ju. Et täna küll on jah nii, et human design võtab enamuse mu ajast ja energiast ja annab mulle aega ja energiat vahepeal juurde ka. Et jah, täna on valdavalt koolitused, Zoomid ja siis on erakad ka ja erakat on pigem palju, ma olen mitu korda öelnud, et ma enam ei tee ja siis teen jälle, et võib-olla isegi need individuaale on praegu olnud kõige rohkem. Ma arvan ka, et need on nii väärtuslikud, neid saab üle ära ei saa jätta. No nii nad kõik räägivad ja siis me nagu ei saagi vaata. Jaa, kust siis inimesed saavad enda kohta nagu nii täpset infot, kui sa erakaid tegelikult on ta nagu üks hullult hea coachingu tööriist,
et mida ma olen nagu tundnud, et mulle väga meeldiks seda õpetada just nimelt sellise coaching'u tööriistana, et ta ei oleks vaata selline, et noh, lihtsalt selline nagu lugemine on ju, et mul on nagu mingid sõnad, kus mul endal tõmbub ka hästi lukku, sest et noh, sõnadel on tähendused ja energia ja kõik muu on ju. Et tegelikult sellest on päriselt kasu siis, kui see on praktiline. Ehk siis, et kui sa sealt tuletad, vaata just nimelt väikesed mingid juhised ja juhtnöörid ja coaching'u tööriistana on ta suurepärane. Ta saab hästi kompunnida igasuguste muude asjade värkidega ja mida ma olen palju tagasisidena kuulnud on ka teistelt inimestelt, kes ka samamoodi on siis coach'id või terapeudid, et see on aidanud nendel mingit oma põhitehnikat või põhilähenemist kuidagi muuta palju kliendikesksemaks. Et aru saada, kes on vastas ja mida ta vajab ja kuidas läheneda. Et reflektorile lähened teismoodi kui manifestorile, on ju? Ja manifestorile võib-olla ei lähene üldse niimoodi suure hooga kõigepealt, eks ju. Ja teine asi on see, et noh, sinu tüüpi manifestorid on üldse selline äge väike protsent inimesi siin planeedil, kes nagu kõik on võimalik, mine tee, mis tahad. No ja kasva nüüd sellesse suurusesse, et mine tee, mis tahad, on ju. Ja need on üks sellisest lausetest, et kõik on võimalik, ongi mine tee, mis tahad. Mõnest on üks nendest lausetest, mis nagu ongi, et ma kuulen seda, aga et mis siis nagu päriselt tähendab. Et ka kooli ajal ma mäletan varases täiskasvanu eas 20. alguses, kui mulle hakkas aru saama, et mis päriselt näiteks see lause tähendab, et selleks, et maailm saaks sind armastada, pead sa kõigepealt ise ennast armastama. Et teised saaks sind armastada, siis ma pean ise kõigepealt ennast armastama. Või et mida päriselt tähendab see lause, et kui sa tahad muuta maailma, siis muuda ise ennast. Et noh, et siuksed nagu suured teoreetilised laused, mida me kõik oleme juba, ma ei tea, keskkooliajast kuulnud, mida me oleme kirjandites kasutanud, blablabla, on ju. Aga et mis see päriselt tähendab, et kui ma tahan muuta maailma, et siis ma pean ennast muutma, et kuidas need kaks omavahel seotud on ju. Ja kui saad aru, et okei, kuidas see maailm päriselt töötab ja siis on see sama lause, et manifestoritele, et ma ei tea, kõik on võimalik, tee, mis tahad. Okei, ma kuulen seda, aga mis see päriselt, et nagu lasta sellele enda sisse tulla ja öelda, ma saada nagu päriselt keha raku tasandil aru, et mis see tähendab, et kõik on võimalik. No sinu puhul laias laastus on nagu see väga lihtne, on ju. See tähendabki seda, et tegelikult sa ju tead, sul on see oma unistus, mille osas sa tahad seda maailma paremaks kohaks muuta. Sa tegelikult päriselt ju tahadki olemuslikult muuta elu rõõmsamaks ja kergemaks. Selles mõttes, et come on, osa sinu sünniristist on HD kohaselt vähemalt on ka sama, mis mulgi, eks ju. Ja sa oled, ketser, sa oled teisiti mõtleja, su koht on laval. Lihtsalt küsimus on laias laastus selles, et kuidas sa seda teed, aga samas ega sa ei teagi, kuidas enne kui sa pole teele läinud ja teel sa juba oled. Ja nagu sa näed, siis tegelikult ju ühest sammust kasvab välja järgmine. Mingisugusest ühest ettevõtmisest, projektist, millestki kasvab ju järgmine, eks. Et see ongi see, kuidas sa teel oled ja sinu puhul päriselt on see, et no limit, isegi sky ei ole limit, aga sellega käibki kaasas ju see suur vastutus. Et see on nagu see hoopis teist laadi koht ja ma olen enam kui kindel, et ega sind ei ole ka kasvatatud ju imelises keskkonnas, kus koolis öeldi, et kuule, sa võid saada päriselt selleks, kes sa oled, elada nii suurelt ja sellisena, on ju. Et mis puudutab manifestoreid, siis see on niisugune nagu hästi huvitav teekond sellise sisemise jõu leidmiseni. Ja selle hind, sellel on ka hind, on ju. Et tavaliselt seal tuleb maksta inimsuhetes. Et suurelt elavad tüübid ei ole alati need kõige people pleaserimad. Et tegelikult üldse kuidagi ma tahaks seda võib-olla äkki kuidagi julgustada või see võiks kuidagi hästi kõlama jääda, on ju, et vaata kui põnev, et me tegelikult elame nagu ühiskonnas, on ju, kus me kardame neid ühiskondlikku hukkamõistu, seda social judgment'it. Aru saamata, et tegelikult nagu need normid, mille põhjal kedagi hukka mõistetakse, mitte keegi sobitu sinna, nagu mitte kellelegi ei sobi, on ju. Ja siis me kardame hukkamõistu ühiskonnalt, mille me moodustame ise individuaalselt. Et seda pidi tundub nagu nii jabur, on ju. Et tegelikult on see, et me kõik ju tajume,
et nii palju, ma olen neid inimesi nii palju näinud, kes tulevad, et ma ei tea, mida ma tahan, no come on. Nagu come on. Noh, kõigil on olemas see mingisugune unistus, et see on vahepeal on seda tublisti pisendatud või räsitud või siis mingi osa ütleb, et kuule, et see on võimalik kellegi teise jaoks või mitte minu jaoks. Või et noh, kes olen mina, eks. Et just sina ja sinu unistus. Ja tee, mis tahad, ongi see, et kui sina tahad luua teistsugust maailma ja sa tahadki nagu, et sinu ümber oleks see maailm teistsugune, siis üks asi on kõigepealt sa muudad ennast, aga kusagil on ka see siuke vastutus, et kui sul on võimalik nii-öelda mõjutada suuremat osa maailmast kui ainult sina ise, siis sa võtad ka selle vastutuse isegi siis, kui see ei pruugi olla see võib-olla kõige populaarsem tee, on ju. Ja eriti siis, kui see kõigile ei meeldi, sest et ainult siis, kui see kõigile ei meeldi, on sul võimalik päriselt, siis sa teed õiget asja, on ju. Et jaa. Põnev. Ja ma täiega ikkagi soovitan esiteks punkt 1 hakata Helena igasuguseid kanaleid jälgima nii Facebookis kui Instagramis ja punkt 2 ma soovitan hakata osalema tema erinevatel Zoomidel ja siis punkt 3 ma soovitan ikkagi täiega minna sinna proovida saada siis jalg ukse vahele sellele eraseensile või eravestlusele või selle üks-ühele. Et saada sealt ikkagi vaadata, et mis see iga inimese enda kaart siis täpsemalt ütleb ja et kuidas siis ennast selle kaardi pealt võimalikult palju tundma õppida. Ja siis ongi nendes Zoomides on ka nii palju huvitavam olla, et kui juba teada täpselt, et kas kuskil on midagi defineeritud, defineerimata, kõik need kanalid nagu väravad, kõik mis lahti on ja värk-särk, ma ei oska neid isegi nimetada õigesti. Tegelikult sellega ongi nii, et vaata siuke individuaali värk või miks mulle meeldib seda rohkem niimoodi õpetada, on ju. Ma üritasin ennast mugavalt sisse seada ja siis tuli meelde, et mikk käib kaugele. Et mulle tegelikult endale kõige rohkem meeldibki seda vaata just õpetada ja nagu killukeste haaval, aga tervikuna. Et me ei ela keegi siiski vaakumis ja teised inimesed mõjutavad meil pigem palju. Ja tegelikult kogu see pillerkaar seal erinevate kihtide, tasandite ja sügavustega mõjutab meid igapäevaselt. Et tegelikult oleks hea teada ka neid, kes on meile kõige lähedasemad, kuidas nemad mõjutavad meid ja üleüldse, et millega me ise ka näiteks suhetesse läheme. Et see on ka see põhjus, miks mul tegelikult nagu meeldib nii-öelda õpetada süsteemi tervikuna ja selle sükest praktilist rakendamist rohkem kui individuaale teha, kas need on nii erinevad asjad, et ma tegelikult vist ei saa neid võrrelda. Jaa, need on tõesti erinevad ja mõlemad on kasulikud ja väärtuslikud ja täiega head. Aitäh, Helena, et sa tulid mulle saatesse, väga mõnus. Ma siin vahepeal mõtlesin selle peale, et issand, kuidas ma leian sellele pealkirja, nagu, et mis see pealkiri on. Sest et kui mul paljude teistega on olnud see, et mul on nagu mingi konkreetne teema, mille ümber me siis nagu käime ja räägime ja natuke maitseme seda teemat ja siis lähme natuke kaugemale, et üks teema on ju. Et sinu puhul justkui oli see human design, see nagu läbiv teema. Ja siis ei olnud ka, jaa, et me rääkisime nii paljudest muudest asjadest ka ja siuke nii nagu toitev vestlus. Aitäh, et sa tulid. Aitäh, et sa kutsusid. Niimoodi vaata toimib. Manifestor kutsub ja sakraale tüüp vastab ja kui sina armas kuulaja või vaataja ka seda vestlust nautisid, siis jaga seda vestlust oma sotsiaalmeediakanalites, tagi ära nii mind kui ka Helenat. Saada nii talle kui mulle tänusõnad, jaga mis suga kaasa tuli, mille sa kaasa võtsid, kommenteeri saadet nii Dali podcasti Instagramis kui ka YouTube'is kui ka Facebookis, kui sa vaatad, kus iganes sa vaatad või näed seda kohta kommenteerimiseks. Julgustan ja käi sellel eraseansil ära, kuula ja õpi ennast tundma üha rohkem ja rohkem ja rohkem. Nii et aitäh, et sa oled siin minuga olnud kõik need episoodid või kui see oli su esimene episood, saade, mida sa Dali podcastis kuulasid, siis tere tulemast, loodan, et sulle meeldis ja kohtumiseni juba järgmises saates. Tšauka! Tšau!